tahan, et sa näiteks vaatad linnulaulu, kõik ilusaid asju. Sa oledki ilus asi. Kas sa näitad ennast? Ma näitan sind, ma näitan siis ilusaid asju. Päike paistab, aga on tuuline. Ma olen otsimas vetsusid, sest siin pidid olema vetsud. Aga ma olen juba käinud nagu igal pool ja ma ei leia mingit vetsa. Vaade on selline. Very beautiful. Jooksja tuleb. Aga ma vetsa siin küll nagu ei leia. Nii et vaatab. Ma just sain teada, kus vetsud on siin, siin all. Sest et ma just nägin, et üks neiu naine läksid alla. Ja siis ma sain aru, et siin on vets, siin on naise pilt ka. Aga ma ei tea, kus siis mehe pilt on. Kuskil siin samas peaks vist olema. Väga huvitav koht. Aga see pidi vist 8-8 pidid olema lahti need vetsud. Sellepärast, lähme sööme. Nii et ja liigume nüüd tagasi. Kuhu me üle mere kõnnime? Sinna. Ei kõnni. Kus me oleme? Mina ei tea, Papaos. Papaos, jah? Papaos. Kuskil oleme. Ma ei oska ka hääldada neid kohti. Päike matk siin. Siuke poolsaare tipp nagu või siuke. Päike paistab otse näkku. Nii ja. Aga jah, ega siin ei saanud väga palju rääkida, sest tuul puhus nii kõvasti. Mida? Nad näevad küll. Ühesõnaga, kõnnime natuke. Siin on ainult kajakad. Kajakad on siin, jah. Kell on 1:30 juba. Kajakad. Vot, oli ka siuke rahulik hommik. Või mul oli väga rahulik hommik. Kärt tegi tööd. Ja siis, mis siin ikka? Ei teagi, mis edasi saab. Käime siin ära, siin peaks kuskil mingi kindluskaarle, me otsime selle ka üles, vaatame selle ka ära ja siis me ei tea, mis teeme. Kas lähme samasse kohta tagasi ööseks või otsime järgmise koha? Ei usu. Kus sa ütlesid, et öösel ärma? No sa magasid nagu nott, sa ei tea midagi. Ja ma ei tea. Sul on siis kõige suurem probleem selle. Aga ma tahan, et sa ka magaks. No mul olid muud mõtted peas, sellepärast ma ei maganud. Aga olgu. Vaata, ma olen nagu see. Halo on peas. Aga leidsime vist selle kindluse üles või jah, ei oska kommenteerida. Me ei ole muidugi sisse läinud, aga jah. Ühesõnaga selle koha nimi on Forte de Nossa Senhora da Luz. Ühesõnaga, saite aru, jah? Northern end of the defense line of Barça de Venice. Siuke koht. Ühesõnaga põhjapoolne punkt mingisugusest ranniku kaitsest siis. Siin on mingi kunagine plaan. Portugiis siviilvaar. Jah. Selle jaoks tee. Portugali siis kodusõja mingi asjade jaoks. Lähme siis vaatame üle, mis värk on. Ühesõnaga, need on siin ikka täitsa varemed. Sellest pole siin keegi midagi hoolitsenud.
ka neid siin üritanud alles hoida. Nii et siin ei ole suurt midagi vaadata. Paar kivi on üksteise peal. Aga, kuule tuul, ära jama, ma pean rääkima. Seal tundub küll normaalne sein olevat. Lähme kõnnime vist sinna ka. Siin ei ole väga midagi vaadata. Meil ei ole palju samme tehtud ka ja päev on veel poisike, nagu öeldakse. Päev on veel poisike. Tulge. Vaatame veel midagi. Lähme vaatame, Kärt näitab midagi. Lähme Kärdi järgi. Ei, kun sä tulet, ära tule. Nii, oodake. Imeline kunst. Imeline kunst. Imeline kunst. Tulnud kellegi portugaalase käe. Tundmatu kunstnik. No siin on mingi asi pidanud, kes ei tea, mis on kirjas. See oli siis vaja, jah, näidata? Jah. Ma ju kutsusin. Millest te räägite? Vestis, näete seal üleval, oli kunagi see. Ekskursioon Kärdiga. Vaatame, mis üllatusi tal veel meile on. Sobib küll giidiks või mis te arvate? Ma olen ikkagi ajaloo taustaga inimene, ma olen giidiks sündinud. Siin on toolid. Osta ei saa, sest nad on kinni. Siin saab uksi lahti, aga ma ei julge. Mis siin sees on? Kommenteerige, mis te arvate, mis siin sees on. Vaat see tool peab see katki ju. Keegi lõks ära. Mingi antiikpood huvitav. Vaata, tiim saad eristada tiimile. Ma arvan. See on siis sein, mille lõhkus ära, mis eesti keeles on, maavärin aastal 1755. 18. sajandist. Ma ei tea, kui palju see suurem või suht sama suur. Siit on näha. Ta oli ikka nagu... Nüüd on vist alles ainult see osa. Tundub nagu. Nii et sad story. Like if you cried. Nii. Me siis mõlemal oli siuke propisu. Ja siis me ei leidnud väga kuskilt ja siis tee peale jäi mingi tööneri koht. Ma ei tea, kuidas teid öeldakse. Kebaabi koht. Kebaabi koht, jah. Nii et friikad. Noh, hallo. Nii, friikad. Jook. Ja siis võtsime siukse wrapi-laadse toote, siuke päris pirakas. See poiss on ikka väga suur. Ja üks eine oli siis 6 eurot. Et väga kallis ei olnud. Ja nüüd me sööme ära ja siis näitame teile ööbimiskohta, et me oleme jälle mere ääres. Või mere ookeani ääres. Ranna juures. Vot. Igastahes kell on märkamatult saanud juba 8 läbi. Kärt lubas peale söömist näidata teile seda, kus me ööbime. Aga ei näitanud ju. Miks te ei näitanud? Seal olid inimesed ühesõnaga. Ühesõnaga, me oleme siin ookeani ääres. Või no ookeani ääres. Ma ei tea, kui palju näha jääb, aga seal on ookean. Siin on ookean. Ja seal on linn. Ja siin on ookean. Ja siin oleme meie. Aga eks me hommikul näitame. Hommikul on vara ärgata vaja. Kärdil on mingi koosolek.
Kärdil on mingi koosolek, aga mul ei ole koosolekut, nii et ma magan. Ja kui Starlink töötab? Jah, Starlink on siin jamand millegi pärast. Ma ei tea, miks vaadet tal nagu jagub, aga täitsa jamab, ma ei tea. Eile oli hea, täna on mingi ikaldus tal, ei tea. Ei tea, võib-olla hommikuks on parem, eks siis ole näha, igastahes. Ilmselt lähme nüüd tuttu, ronime voodisse ja tapame oma ajusid natuke seal nende nutisõltuvustega. Ja siis... panen videod üles ja lähen magama. Siis Kärt läheb magama, ta ütles. Aga jah, ma tegin natuke videot. Tegin järgmise video valmis, see oli nüüd meie suvise tripi viimane video, mis ma just lõpetasin. Ja siis peab hakkama neid Hispaania videosid tegema. Aga seal on meil paar aga küll me need välja mõtleme. Nii et selleks ajaks, kui te seda videot näete, on juba, ma olen need agad juba välja mõelnud. Igastahes. Kuidas portugali keeles on? Mis sa lähed ka ükskord? Ühesõnaga, buenos noches. Buenos noches. Seda nägu. Seda keskendunud nägu. Kalla! Ai, ma ei hiirt poolast üles, mis kalla. Kärt otsustas lõputööd kirjutamata hommikul. Tegelikult tal oli mingi järgmine kolmapäeva juba ära peatükk esitada. Tal oli juhendajaga mingi istumine ja peale seda ta tabas paanikahoog, et tal on kohe vaja. Ja siis ta otsustas, et hakkab kohe tegema. Ja ma veel ärkan. Kell on mingi natuke 9 läbi vist. Vaat nii on, siinpool sood. Tere! Tere! Miks sa karjud? Et nad kuuleksid, võib-olla seal on mõni vaegkuulja. Ära karju. Ma tean ühte vaegkuuljat, kindlasti, kes seda vaatab. Jah. Aga tulime jalutama. Jah, nagu ikka. Jalutame. Nagu ikka jalutame. Eile me sõitsime sinna ööbimiskohta, siis me nägime, siin on mingi laudtee või siuke mingisugune rada tundus äge, mis olid ilusad vaated, orgu värki-särki, me varsti jõuame sinna. Vorst väetab lilli. väga viis. Aga jah, ühesõnaga kõnnime. Ei ole mingi special place või lihtsalt tavaline kõndimine. Näe, prügikast. Saan vorsti junni ära panna. Ja nii ongi, ühesõnaga praegu kõnnime mööda siukest teerada, siis siin on kergliklustee ja inimeste tee ja väike autotee, aga varsti me peaksime siis minema siin laudtee peale. Aga kell on juba 12:30, sest hommikul Kärt tegi tööd või oma lõputöö asju ja nii läks. Mõistlik värk. Ühesõnaga, vaatame varsti edasi. Tahaks öelda, et meil on poole peal, aga ma tegelikult ei tea. Aga siin on iga natukese aja tagant on siuksed kohad, kus saab chillaxida, väike vari on päike sees. Oota, siit saab midagi juua. Teed haagi lahti ja võtad mõtte
mõttejooki siit. Näe, siin on Portugali õpik. Estuda Portugaas. Vot siuke. Väike raamatukapp. Paneme lukku tagasi. Ma loodsin juua tegelikult. Aga ma loodan, et mäe otsas on kohvik. Teate seda laulu või? Teate seda lugu ka ju? Seda lugu. Kord Vints arvab, et kuskil on midagi, siis seda ei ole. Kuule, kas eelmine kord seal külas oli vett või ei olnud? Ära lõuga. Autod tulid, ma pidin karjuma. Pidin, nad ei kuule muidu. Vett oli, aga sa räägid kohvikus. Sa arvasid tol hetkel ka enne, et seal on pood. Kus saab vett? No seal oli pood, aga see oli kinni. Kus seal pood oli? Seal oli silti, ma näitasin sulle. Noh, läks juba meelest ära, jah? Ei tea. Sa üldse ei mäleta, mis sulle räägitakse. Käi siuksega siis kuskil. Homme tal on meelest ära, et üldse kunagi Portugalis on käinud. Ta ei räägi mitte midagi. Eile, vaata kui jutu, kus ta eile oli, kui ta seda ekskursiooni tegi teile. Aga täna ei. Täna hoopis teistsuguses tuus. Aga noh, mis sa teed? Jõudsin mingisse külasse, käisin poes, ostsin vett. Veepudel maksis, pooleliitrine pudel maksis 40 senti. Taara eest saab 10 tagasi. Nii et suht ok. Ja nüüd paneme siis tagasi. Siukene klähvimine käib kogu aeg, sest siin on nii palju väikseid koeri ja kõik lõugavad, kui me mööda lähme lihtsalt mingi käib kogu aeg lihtsalt vahet pidamata. Fun. Aga mitu kiltsu meil kõnnised on? Kolm kiltsa kõnnitud, nüüd hakkame 3 kiltsa tagasi. Hommikuseks siuke 6 kiltsa, suht hea. Saab kohe liigutatud ennast. Põhimõtteliselt saab minna auto tagasi ja süüa tegema hakata vist. Aga meil pole midagi teha ju. Nuudleid on. Vaatame, peab mingi poega otsima vist või ei pea täna. Vaatame jah. Ei ole mõelnud, mis edasi isegi saab. Nii palju mõtlesime, et tuleme kõndima, aga rohkem ei ole mõelnud. Ehk me jälle vaikselt liigume lõuna poole edasi. Et midagi ikka. Igatahes Vints nägi mäe alt mingisugust maja siin peal. Ja siis ta muidugi tahtis siia tulla. No isegi kui me sinna maja juurde ei saa, siis siit on päris kena plaatus. On küll. Et siit on päris ilus, et see Matilda natuke kaugemale. Ja siis kõnnime. Väga mõnus soe. Ma võtsin omal jope maha. Ja nüüd kõnnime siin päikese käes. Leidsime selle maja. Ja noh, siit vaade on ju ka täitsa ilus. Aru saada, mis keegi kunagi seda ehitama hakkas. Jep. Aga mis see on, seda ei tea. Kas see on mingi hotell? Mingi elamurajoon? Ei tea. Midagi ta nagu igatahes on. Tundub ikka nagu oleks mingi spaasi, sest see näeb välja nagu mingi basseinilaadne koht. Aga samas ei tea. Vorst on eriti julge. Tal ikka ka. Vast sinna ei ole. Ta on nii uudisimulik. Tule siia palun. Mingi graafiti ja... Siin on räigelt graafitit. Aga noh, see potentsiaal on siin ikka mõnus. Vaade ja kõik asjad on ikka. Kuidas ette millal see poole? Ei tea. Selle kohal mingi nime ei olnud või? Mida? Seal mingi nimetust ei olnud või? Ei olnud, aga eks siin on ikka bassein olema. Jah. Ühtegi nagu... Ühtegi nagu enne
ennast seda rätsikut ei näe. No just. Tegime väikse Lidli pausi. Võtsime saiakesi lõunaks ja ma võtsin mingi proteiinijooki. Ja Ins võttis ka saiakesi ja mingi oma külma kohvi. Ins võttis neid, mis me ostsime sealt vanalinnast ka mingi aeg neid mingid lihaasju. Ta ostis neid 3 tükki. Ükspäev me käisime ühes lossis ja siis ma tellisin oma arust lihavirkut. Ja siis ma sain... Sa näitasid seda? Ma näitasin seda, mis ma sain. Ja nüüd ma nägin poes neid uuesti. Neid mitte eriti apetiitse välimusega meenutavad midagi muud, eriti kui neid mitte kunnikus on. Aga 79 senti. Oh yeah. Päris head on. Olgu, sõidama. Kärt täidab meie veevaake. Hallivee juba tühendasin ära, nüüd hakkan potti tühendama. Sõitsime mööda lihtsalt ja oli mingi tasuta koht, kus saab visata oma kraamid ära ja veed täita, nii et kasutame ära võimalust. Nagu nii oleks juba vajadus. Ja sa näed, kui tõuseb. Ta on praegu siia nöörini kuskil. Igastahes ma hakkan nüüd tegutsema potiga, aga jah, väike vahepeatus. Isegi solarit on natuke. Või noh, 1,5 amprit ei saa ka nimetada solariks, aga noh, törts on. Vot. Nagu déjà vu, jälle ookean. Võtsin vorsti ka katusele kaasa. Oleme praegu katusel, vaatame vorsti ka ookeani. Tänaseks siis ööbime leitud. Alguses sõitsime siit korra läbi, siin olid mingi hästi palju autosid. Aga paremat ei leidnud, siis tulime tagasi ja praegu on suht okk juba. Eks öösel läheb, sest meil ees on mingi pisike punn, see läheb varsti minema, vaatab päikseloengu ära äkki. Või mis sa arvad vorst? Vorst, kuidas sulle katuse vaated meeldivad? Räägi. Ta ei räägi. Ta ei räägi. Mingi häda on akkudega, või no mitte häda, aga ta on nagu balansist väljas, üks on natuke rohkem laetud kui teine. Üritasin neid nagu kätte ühtlaseks saada, aga ei saanud, ma ei tea. Õnneks enne oli vahe mingi 10%, nüüd on ainult 2%. Mingi pikema sõiduga saab korda nüüd. Noh, auto läks eest ära, ma saan ennast lasta normaalselt siia koha peale. Aga võib-olla ei pane ka, võib-olla jäängi nii, ma ei tea. Vaatan nüüd õue, mis seis on, aga jah. Me teeme mingid vorsti, kartuli, sibula, mingid asja. Ja juust läheb ka lõpus peale. Pannirooga. Pannirooga. Et Ins on täna kokamees. Kokamees. Ma oleks pidärema midagi kokk kui kokamees. Jah. Mul ei ole sõnu selle venna jaoks. Sul ei peagi olema? No ei, nüüd paneb sibulkat, vaadake. Õpä. Äge vees. Väike vorst ka? Väike vorst. Ja lõppu paneme puna ka või? Ma ei tea veel, vaatame, mis nüüd välja tuleb. No vaatame. Tahtsin seda väsinud reisiselli vaadata, see on iga õhtu siuke laip lihtsalt.
igatahes ma tahtsin teile näidata või lasta kuulata seda heli, millega me magame põhimõtteliselt iga öö nüüdseks. Ja see on siis mitte mere, vaid ookeani lainete asi, aga